Väga hea. Kui sa oled juustusõber, sulle kodujuust maitseb, ma arvan. Tere, mina olen Kellu. Täna on proovida Selveri klassikaline kodujuust. Teeme selle lahti, proovime ära, vaatame kuidas on, anname hinnangu ka ja otsustame, et kas süüa edaspidi või mitte süüa. Täna siis on proovida siukene lahe Selveri kodujuust ja selle kohta võib kohe öelda, et ta on mõnusalt mahlane, õige õrnalt soolane, minu meelest sobib just siia siukest saiade ja võileivade peale, võileiva katteks kookide ja toitude sisse, tal on mõistlik hind võrreldes muude kodujuustudega, koostise poolest eriti ei erine ja koguse poolest pakub talle konkurentsi ainult Alma, teised on siia-sinna sellised natuke väiksemad ja väga mõistlik toode. Nii, mulle meeldib, et siin on gaas peal, sest see kodujuust on päris suur pakk, ma kujuta ette, et seda ühe korraga saaks ära süüa. See on siukene pealtnäha siukene vesine, aga kodujuustuga pidigi olema niimoodi, et see vesi koguneb siia peale ja siis sa saad seda niimoodi segada ja siis ta läheb siukseks ühtlaseks massiks seal uuesti. Vot kui ilus, ta on siukene ilus, tükiline, natuke siukene niiske, nii et ma kujutan ette, et teda on toitude sisse nagu väga meeldiv panna, et ta ei ole väga kuiv, vaid just annab hea siukse värske maitse toitudele. Bon appétit! Ta on natuke nagu sutsu tuletab mulle meelde siukseid ökojuustusid nagu Saida Farmil on ja mingid sellised, et hambal natuke nagu krutiseb ja mulle just tõesti meeldib selle värskus. Ta on lahedalt siuke, ta ei ole nagu kodu või kohupiim, ta on nagu juustu moodi ikka, juustumaitsega, et ma olen mingeid kodujuustu varem saanud, mis on rohkem nagu kohupiimased, aga see võt ei ole. Kihvtilt krudiseb, mulle see just meeldib. Ta on õige õrnalt soolane, hästi õrnalt, nii et hästi meeldiva maitsega. Nii et mulle meeldib siis siin see, et tal on piisavalt siukest nagu niiskust siin, et ta ei ole nagu kuiv kodujuust. Ta krudiseb lahedalt hambal, ta nagu siuke natukene juustukas ja on siukse rikkaliku maitsega hästi õrnalt soolane, et toitude sisse saaks väga hästi panna. Nii, maksab tema 29 euro 29 senti, 3,39 on sellel kilo ja kas sellel konkurente ka on, ma siin vaatasin, et õigemini tegelikult peaks vaatama enne, siin ei ole koostist, on ju tore. Koostis on siin peal, kodujuust, rõõskoorsool, 105 kilokalorit 100 grammi kohta, rasva 5, küllastunud rasvapeid 3,4, süsivesikuid 2,2, suhkrut 1,9, valk 12 grammi ja soola 1,0. Selline. Ma nüüd enne kaevasin siin mõned lahti. Huvi pärast vaatasin, siin on nagu proteiini rikas on ju, et kui siin on 105 kilokalorit, siis see Valju oma natuke kilokalorite poolest väiksem, valku on siin suts rohkem, muud näitajad on ka natuke väiksemad, siis ma vaatasin, et Farmil on kodujuust 330 grammi, natuke nagu väiksem, ja, aga 120 kilokalorit on ju, valke enam-vähem sama palju ja muid asju ka nagu väga ta suurelt ei erine. Siis on Otol 330 grammi ja ka 105 kilokalorit ja siis Terel on siin, nad on kõik nagu sarnased, lihtsalt kogus on erinev ja siis muidu nagu kodujuust, rõõskoorsool, mõnel on rasvane, mõnel on rasvatu, mõnel on siuke klassikaline kodujuust või piim on ju. No ja siis Alma on vist kõige suurem konkurent, neil on täpselt sama see kogus ja suht sarnased need
toitainete väärtused jälle siin peal. Aga hinna poolest need on kõik sarnased. Siia-sinna natukene maksavad, et meie see Selveri oma on 1,29 ja Almal on siis 1,39. Okei, selline. Aga nüüd paneme hinde ka sellele asjale. Minul on siis tavapäraselt 5 kategooria punkti. Üks on tervislikkus kodujuustu toote kategooria mõttes. Nii, ja ma hindan neid 10 palli skaalas ja kuna kodujuustud on kõik sarnased, niisugused mõnusad, siis mulle selle nagu värskus eriti meeldis ja sükene võrnad süke soolakas maitse, aga muus osas, no võtame selle Alma oma ette, et see Alma oli kõige sarnasem. Ma arvan, et need on suhteliselt nagu okei kõik, no paneme 8 punkti. Siis tervislikkus üleüldises mõttes, no siit saab valku, siit saab süsivesikuid ja rasvasid, mis on eluks vajalikud, üske piimatoode, selline mõnus. Ma arvan, et võiks panna paneme 7 punkti. Siis kolmas, mida ma alati hindan, on hind. Hind on nendel kodujuustudel mõistlik. Tere oma või see Selveri oma on üks nagu suuremaid, on ju. Ja no hind paneme 8 punkti. Nii. Ja siis maitse. No selle maitse tegelikult mulle hästi sobis just selle värskuse ja nüüd see võrna soolasuse poolest. Sa ei tunne seda soola seal, aga ta annab sükse nagu särtsakama maitse, et ta ei ole nagu lääge piimatoode. Paneme 8. Ja siis asja nagu koguväärtus selle juures, et sa saad mõnusalt värske toote, natukene sükse mahlase toote, mõnusalt hambal krudiseva, kihvt nagu lisada toitude sisse, saab nagu hästi kasutada, piimatoode, noh, ja paneme 7 punkti ära. Ja nüüd arvutame kokku, vaatame, mis me saame. Aga selline tore tulemus. Mul on muuseas üks sepiku tükk, mul tuli praegu pähe, et võiks proovida seda sellega. Nii. Ja sepikud kodus täpselt olivad nii palju, see on üks kaera sepik, see on Leiburi oma. Nii. Kuna see on hullult pudine ja pehme, siis paneme siia taldriku peale ta. Nii. Ja okei, nii aga mul täiega meeldis, et ta krudises niimoodi. Muuseas leidsin ühe laheda seiga enne netist kodujuustu kohta infot vaadates. Ja küsimus mul sulle on selline, millele sa võid näiteks mu YouTube'i video alla või Facebooki vastata. Kuidas Eestis hakati kodujuustu tootma? See on nagu päris lahe minu meelest fakt, kui see tõele vastab. Nii et Google'da natuke, äkki sa leiad üles. Päris tore minu meelest. Nii, kodujuust on siin peal. Väga hea. Kui sa oled juustusõber, sulle kodujuust maitseb, ma arvan. Minu meelest kodujuustu just panna leiva või saia peale. Ta annab selle sükse värskuse. Ei tee leiba või saia sükseks vastikuks igavaks ja kuivaks ja siis, kui sa paned siia veel tomatit ja kurki ja ma ei tea. Mingit sibulat, peterselli, mingit rohelist kraami värki. Ma arvan, sa saad päris hea suutäie. Nii et selline sai siis täna Selveri kodujuust. Selverit võib kiita selle eest, maitseb hästi, hea kogus, hea mahlal normaalse hinnaga, koostis on täitsa okei.
nii et soovitan proovida. Aga meie kohtume juba jälle varsti uutes toredates videotes, nii et tšau-tšau ja näeme!